Täiega nagu selles mõttes hea kuulaja, vaataja, lihtsalt teen nagu selle nii-öelda reminderi meeltuletuse ka, et ma olen tegelikult varem ka öelnud siin teatud episoodides samad lauset ja ma ei väsi ennast kordamast mõne mõttes, et kui on nagu kohti elus, kus sa tunned tegelikult, et sa vajad kellegiga rääkimist ja nagu sa mainisid ka Merit, et enda sõbrannadega või sõpradega ei julge rääkida, eks ole, mis iganes põhjus on siis, kes on piinlikkuse pärast või mingi muu, siis mina olen nii palju abi saanud sellest, et ma lähen inimestega nagu vestlema, olgu ta siis nagu raha eest, eks ole, või on siis kuskilt keegi tuttav või tõesti mõni üksik sõbrannagi, kes on valmis mind vastu võtma ja minuga vestlema. Tohutult aitab see ja ma arvan, et selline coach'ilik peegeldus nagu sellised sessioonid või vestlused lihtsalt, mis on nagu hästi eluterved ja nagu tervikud ja teineteist, noh, mõne mõttes, tegelikult sa lähed ju pihtima, sind kuulatakse. Sina siis kuuled enne selle näite alusel, et need tõesti nagu aitavad, et kui keegi tunneb ennast ära ja on teemasid, mida tahad tegelikult arutada, meil tegelikult kõigil on, küsimus on, kas me tahame ja julgeme nendele otsa vaadata mõne mõttes ja oleme valmis selleks, aga varem või hiljem ma arvan, me oleme nii, et kui sind kõnetab ja vaataja kuulaja, siis kirjuta Meritile ja võtta ühendust ja mine tea, mis sealt nagu lahenduse mõttes tulla võib, et ma lihtsalt näen ühe rohkem enda elus ka seda, et mida inimesed kardavad abi küsida. Mulle meeldib, kuidas Alex Hormozzi, ma ei tea, kas seda, kes ta on, aga üks siuke minu vanune noor härra, aga tegeleb turunduse ja tohutu ettevõtja välismaal. Ma mäletan, ütles üks hästi huvitav lause, et kui sa oled vaene, siis ära karda koputada uste ja küsida raha. Ja mitte nagu küsida kui annetust, vaid küsida nagu tööd, küsida koostööd, et mine ja koputa uksele. Et kui sul ei ole raha, siis mine ja küsi. Et inimesed, kellel seda on või kes oskavad sinust seda paremini teha, küsi abi. Ja ma olen nagu täiega seda meelt, sest ma olen enda elus saanud kogeda nagu hulgaliselt seda kohta, et kui mina näen kohta, kus küsida abi, siis ma ka selle sammu teen. Ja mul avanes alles hiljuti ühele noorele tütarlapsele, kes kirjutas mulle ka, et kuule Kris, et ma alustan podcast'i, et sa oled nii kaua teinud, kas sa tahaksid mind mentordada ja mul raha maksta ei ole sulle, aga ma saan vastu pakkuda, ma ei tea, mingit, ta on siis nagu personaaltreener, eks ole, et saab pakkuda mingit kava või asju ja ma olin mingi, et no nagu ei ole vaja mingit toitimiskava ega trennikava, et aga tead, ma ütlesin ka, ma tavaliselt küsin nagu sellest nagu raha ja nagu korralikult, sest et ma olen nagu 8 aastat seda valdkonda tegelenud, sellega õppinud, eks ole, see ei ole nagu niisama lihtne, et istud maha ja hakkad salvestama, mis siis on. Aga siis mõtlesin, et aga kurat, kui palju olen mina saanud abi inimeste käest elus tasuta. Niimoodi nagu elu hoiab mõne mõttes ja siis mõtlesin, et issand, see on ju minu koht tagasi anda. No ja siis me täna nagu teeme koostööd, ma õpetan talle siis seda podcast'i maailma, kõike seda tehnilist poolt ja kõigest ülesehitust ja saatejuhi poolt ja annan nagu nõu on ja, et kui kellelgi on, kui sul on julgust küsida, siis tavaliselt sealt tuleb ka mingisugune lahendus.